Ilma kasutuseta romusõidukid riivavad silma ja loomulikult ka üleüldist linnapilti. Vähe sellest, nad kujutavad ka ohtu keskkonnale ja mis siin linnas ehk Tallinnas suur probleem, võtavad ära niigi väheseid parkimiskohti. Aga õnneks on linn nüüd otsustanud hakata selle probleemiga võitlema. Alustatakse Lasnamäelt ja loodame, et peagi me enam selliseid sõidukeid, näete, isegi ei ole rattaid all. Me siin linnas enam ei kohta. Romuparklasse. Lähevadki romuparklasse. Need, mis otse jäätmekäitlusse ei lähe, selles mõttes seal on erinevad kategooriad. On ka osa sellised autosid, mida isegi romuparklasse ei pea viima, mis on arvelt kustutatud, tehnilisi ülevaatusi ei ole, mis ei tohi üldse isegi liikluses olla, kas on rattad puudu, klaasid, peeglid, siis nad juba kvalifitseerivad sellise nagu jäätme alla. Siis need viime Kuusakoskisse otse ja need, mis veel on lootust, et kui omanik tuleb järgi ja otsustab selle auto korda teha, siis ütleme alusmaterjal nagu on, mida korda teha, siis need võivad veel pärast ülevaatuse asju läbimist liikluses tagasi jõuda. Aga kui ta aasta jooksul ei tule, kui meil ta romuparklas on, siis need lähevad ka Kuusakoskisse. Hea peremees oma autoga tegeleb ka ise, võtab selle näiteks registrist maha, annab üle näiteks auto lammutusele. Tema kulud täna on sellega veel väga väikesed, pea olematud ja teinekord on romu eest võimalik ka teenida, aga riik on oma maksupoliitikat niimoodi sättinud, et uuest aastast nende registrit mitte võimaldavate autode riigilõiv läheb sedavõrd suureks, et suurusjärk 800 eurot peab siis inimene oma romust vabanemiseks järgmisel aastal juba välja käima riigile. Lasnamäel kui suurimas linnaosas on romu või uinuvaid autosid hetkel kuskil 300. Kitsastel tänavatel või siserajoonis lihtsalt ruumi võtvad autod on enamasti probleem ka tänavapuhastusautodele ja operatiivsõidukitele. Meil on seoses autode hulgaga, linna planeerimise parkimiskorraldustega väga palju tänavaid. Me juba praegu teame, et sinna tänavasse me sisse keerata lihtsalt oma päästeautoga ei saa, kuna me ei jooset mitte kuhugi. No aga kirjeldage palun, kui te nüüd selle suure autoga, mis siin teie selja taga on, sõidate näiteks Lasnamäe magalarajooni sisse, siis milline see pilt on? No see sõltub loomulikult kellaajast, aastaajast, aga see võib olla selline, kus tegelikult me näeme sündmuskohta, me näeme näiteks, et kas peab seal auto või on kuskil korterist leek aknast väljas või suis aknast väljas ja meie võib-olla jääme pidama 100-200 meetri kaugusel, kuna meil ei ole lihtsalt võimalik ligi pääseda. Talvel on nad eriti probleemiks. Ei saa lund lükatud, ei saa prügiautod mööda, et sellepärast me alustasime siit pihta ja vaikselt liigume edasi. No mis te arvate, kas need 300 autot siis saate kõik õnnelikult teisaldatud või mis see prognoos on? Me väga loodame, et me ei pea need kõiki teisaldama. Et see info läheb ikkagi inimesteni laiali ja inimesed võtavad oma autod ise ära ja teevad, kas siis viivad oma kuskile hoiukohtadesse, teevad korda, viivad jäätmekäitlusse, kuidas keegi omanik soovib. Munitsipaalpolitsei on viimastel aastatel pidanud romusõidukitega kõvasti tegelema ja vrakkide teisaldamises ei ole neile mitte midagi uut. Ma võib-olla kutsuks läbi teie abiga, kutsuks kõiki sõiduki omanikke natuke üle vaadata enda varad ja kas on olemas, kas reaalselt on kavatsus autod uuesti tänavatele liikuma panna või see auto on pigem laona. Tegelege oma autodega, viige neid ära ja te aitate vabastada linnaruumi. Et see 24.04 ehk reedene päev sellel nädalal, see saab olema siis ka nendele sõidukitele siin saatuslik? Jah, et neid silte koostöös Loviga kasutame siukseks nagu omaniku eelinformeerimiseks, et kuna kõigiga me oleme varem või hiljem suhelnud juba ja kõik on oma lubadused jaganud, millal nad neid ära viivad. Ja ütleme, see on siuke nagu viimane hoiatus, et kas ise tegelete nüüd selle kuupäeva nii oma autoga või siis peame meie sekkuma.